Tegemist on ühendusega või kollektiiviga või kuidas peab teie kohta ütlema? True Heads. Ja siiski võib-olla ütleks, et grupp või niimoodi. Bänd, punt, ansambel. Nii madal oli tasu laskuda. Üks ansamblimees käib siin ringi. No selge, tehke ennast tuttavaks ka, nimed ja... Flame. DJ Greg, a.k.a. Torian Heiss. No nii. True Heads, kui kaua teda juba on olnud? No True Headsi on olnud, ütleme siis nüüd, hakkab pool aastat saama varsti. Aga tegevust alustasime siis 96. aasta lõpus või siis DC Prophetsi nime all. Ja ütleme, sünnipäevaks loeme siis 27. detsembrit, sest siis me tegime nagu esimese loo linti või ütleme niimoodi. Ja siis koosseisus tollel ajal olid siis mina, DJ Critical ja Mo Illa, kes siis on tuntud nagu rohkem nime all Agony. Sikke hausimees. Ja siis tema oli nagu kah, meil pidi nagu tegema, aga millegipärast ei teinud ja siis nagu ütleme nii, et mitte ei visanud teda välja, aga noh, ei teinud nagu taga tegemist enam või niimoodi. Selge. Esineti 3 korda. Jah, True Headsiga või siis DC Prophetsiga esineti 3 korda ja esimene esinemine oli siis Valentini päeval 97. aastal 46. keskkoolis. Väga huvitav koht selline, kus esineda, aga noh, midagi on teha, tuli kuskil esineda. Ja siis nagu Mo Illa või siis kohkus ära nagu asjast või ütleme siis tema ei võtnud nagu asjast osa ja kas ta see viitsinud tegeleda, ei tea ja siis tema kaasa ei tulnud ja siis võtsime uue liikme, on ju. Tegelikult me tegime mingi loo, on ju. Siukene lugu, võib-olla keegi on esinemistel käinud, on ju, siis teab on Millions of Millions of loo nimi. Ja siis Jan oli seal nagu featuring, on ju. Ja siis vaatasime, et nagu mees teab asja, on ju, ja oskab räppida ja siis võtsime bändi ja nii tekkiski True Heads. Ja siis nagu muutsime nime ära, kuna uue bändi liikme võtsime ja siis True Heads tekkis siis augusti lõpus 97. aastal, nii öelda. Kas teil on algusest peale, no Critical sina ilmselt teed need taustad seal algusest peale teinud ainult sina või on kuidagi teistmoodi ka olnud? Tähendab, nüüd jah, True Headsiga on nüüd konkreetselt seal võib-olla mingi paar tausta on, mis on, Flame on midagi seal nagu rääkinud veel juurde, aga nüüd see ajalugu juba DC Prophets, eks. Sellega olid nüüd niisugused lood, et noh, seal tegime pooleks siis selle Agoniga. Vot nii. Ja sõnad, kuidas need tulevad? Sõnad tulevad siis nii-öelda MC-de poolt, Flame'i ja Lil J poolt. Ja millest põhiliselt siiamaani juttu on olnud? Tähendab, igatahes mitte kanepi suitsetamisest ja raskest getoelust, nagu enamus kipub kirjutama, vaid ikka nii-öelda rohkem igapäevastest asjadest. Siis ütleme, kuidas me oleme ja mida me teeme sellistest. Everything is real. No faking. No selge, me jõuame täna veel jupp aega rääkida ja selleks teoks muusikat vahele panna, üritame need Starry Foundation, eks. Ja producer loomulikult üks šefimaid mehi, DJ Premier on ju, kõik mida mees puutub, muutub kohe kullaks. Jah, veel šefim kui DJ Critical isegi. On lemmik mees. No okei, nüüd läheme järgmise juurde. Kes teil nagu eeskujudeks seal on? No minu eeskujuks on, ütleme siis, väga suurel määral on, noh, Mob Deep võib-olla. Ütleme nii, et need mehed on nagu sellised ainsad õige külje esindajad oma alal nagu, või siis ütleme, et mina neid millegipärast usun, mõnda teist meest võib-olla ma ei usu, aga neid usun üldse see, kogu see Queensi asi on nagu selline väga, väga hea, mis sealt tulnud on, Royal Flash ja AZ, Nas ja nii edasi. No, nii, siit poolt tuleb just mehed, DJ Premier, Group Home, Big Shock, Gangstar, Crumb Snatcha, DITC ja noh, kõik siuksed primo teemad, millel on Premier teinud Põhjad ja no sinna võib-olla sinna, noh, ütleme mingisugune viimasel ajal on nüüd siin hakatud mingit souli rida ka kuulama, niisugust vähe, noh, niisugust pehmemat asja, kui siin kunagi sai käidud North Crew Headsidega sai siin saates käidud, siis nagu, et kõik lauluga asjad, mis olid kõik täielik, noh. Ei ole, ikka paljud lauluga asjad on ikka väga head tegelikult. Võib-olla siis oli see, et noh, et ei olnud nagu seda muusikat nii palju käes või noh, nüüd on nagu
noh, ikka uhkelt seda kätte sattunud ja siis noh, lihtsalt hakkad valima nagu mida kuulata, ennemalt oli ikka nii, et kõik, mis kätte tuli, see lindistati ikka kohe ära ja kuulati, mis väegi saadi, aga noh, nüüd on nagu valima hakates nagu vähe sükest, noh, ühesõnaga nii ei saa, et nagu hobused, paned klapid pähe ja vaatad ühte suunda, et mingit džässi ja värki ka. Ma ei tea, ma mainiks, seal on niisugused grupid nagu Naughty by Nature, Tribe Called Quest ja niisuguse mehe nagu Nass. No ka Queen sükka, õige värk. No selge. Ja kui te nüüd neid põhju teete paljude või no kuidas seal see asi käib, et virrutatakse ka siukestelt meestelt, ütleme, noh, ühelt poolt põhju, teiselt poolt sõnastamist. Mitte. Sõnastamist tähendab, ütleme nii, et ei võta nagu enamus Eesti omi teeb, et ei ikka noh, maha toorelt ei kirjuta, kui siis ainult mõnikord vaatad mingit riimi või midagi sellist või mingi selline sõna, mis mulle siiamaani väga tundmatu on olnud mingi riimiks kasutada, siis vaatan järgi, mis tähendab, kui sobib, siis läheb. No, põhjad on nii, et põhjadega siuke lugu, et noh, et ainukesed asjad, mis võib-olla noh, ma ei tea, okei, ütleme nii, et varastatud on ainult bassisoundideks, mitte bassikäigudeks ja trummid, et noh, neid asju ei ole lihtsalt noh, siiamaani veel minu kodulaboratoorium mingi noh, võimaldanud teha, et noh, muusika või need asjad, mis kõik on noh, ise tehtud ja kuskilt džässiplaatide pealt võetud samplid, nii et no doubt seal ei ole mitte midagi varastatud. Jah, paar lugu tegelikult, ütleme mitte paar, aga üks lugu on siiski väga, väga sarnane ühe teise looga, nii et no, see oli lihtsalt sattus nimese aina, okei. Hea küll. Oot. Sa nimetasid ära Gangstari, ma praegu vaatan, minu arust oli sellel nädalal oli Gangstari release date Ameerikas. Nii. Uue albumi, Moment of Truth. Ja siiamaani kõik, mis ma lugenud on selle kohta väga hea. No, loomulikult, DJ Premier on ikka taga, mis seal ikka. No selge. Ühe koha pealt on meil, kuidas öelda, väga üks maitse. No võt, jah. See on noh, ikka õige hip-hop. No nii, praegu North Crew tegutseb ka edasi. Kuule, jah, North Crew, tähendab, nüüd on need pidudega on niisugused nadid lood, et siin ei ole vist mingi pidusid ikka uhkelt aega olnud, et noh, et ei ole lihtsalt kuskil korraldada ja võib-olla midagi siin Tartus on varsti sündimas või mis sa arvad sellest? No tegelikult võiks sündida küll, jah. Vaat, nii et niisugused lood, aga jah, North Crew ikka tegutseb uhkelt edasi, jah. Ja loomulikult. Tähendab, tüübid on kõik enam-vähem samad seal siiamaani. Jah, nüüd suvel paar tüüpi nagu tahame nagu juurde võtta sinna, aga ja siis üks asi veel, mingi tšeki kodulehekülg välja. Tähendab sealt Eesti VV-värgist saab selle kätte sealt. Otsingusse North Crew lihtsalt. Kirjutada, seal on nagu noh, tähendab seda ikka tehakse seal. No nii, paljud teist ka siis plaadikeerutamisega tegelevad? No ütleme, et Critical tegutseb. No mis nüüd ainult Touchmaster ikka on ka nagu asja kõrval uhkelt ja noh, Eeros on kuidagi ära vajanud ja noh, rohkem vist ei olegi siin. Freck hakkas siin mingisugused vinüüli ostma, ma ei tea, mis ta teeb ja siis Flame siin vaikselt ostab mingit R&B rida ja no peab ka sellist olema, aga muidu ei saa. Jah, nii et üritus on ikka väga nuri, jah, väga nüri, kui ainult mingisugune toores hip-hopi raiumine, et ma olen ka nagu selle poolt, et vahel peab natuke rahulikumalt ka tulema. No late back ja kuulata mõnusalt. No selge, tähendab, sa oled teinud ka drum and bassi ja minu teada on True Heads nagu, kas vist Jamesi album oli see, mis välja tuli või? Jah, et seal me tegime ka ühes loos, tegime häält või me tegime nagu ühe loo Jamesiga koos niimoodi otseselt. Et jah, juhtus niimoodi. See oli tegelikult algselt oli niimoodi, et oli Critical nagu, tema tundis nagu Jamesi ja siis võeti sinna MC-ks, aga tema ise ei olnud nagu produktiga rahul ja siis soovitas nagu meid ja siis ilmselt me läksime natuke paremini asjale juurde või uualas. No selge, ja drum and bass, kuidas nagu suhe selle asjaga? Ei no, ega keegi vastu ei ole, aga tähendab, mina isiklikult, noh, ma nii kodus ei kuula, aga kui üritusel on, ütleme, meeldib mingi jump up rohkem selline, aga muidugi ka hardstep ei ära ei ütle, kui on väga head soundid taga. Noh, mis jäin tein? Aga küll, noh, minu on nagu, noh, siuke värk, et noh, et üldse see siuke, kuidas seda öeldaksegi, mingi urban kultuur, kuidas see on, noh, siukene
B-boymina on ju, noh, drum and bass, hip-hop, soul, siuke, noh, street, ühesõnaga siuke. Tänavat-džungel. jaa, no tõesõnaga, no mulle tegelikult idee järgi, noh, meelepärasem on ka, noh, kui nagu, ma ei tea, kui siin võib-olla aega on, siis mul on üks disk kaasas ka, kus on peal mingit lugu, et noh, et mulle endale ka istub rohkem siuke jump-upi rida, kus on, noh, kasutatud, noh, mis jump-upi rida, noh, kus on hip-hopi sample'id kasutatud nii hääle kui sound'e, kui noh, kogu seda pulli, noh, nii et trumme on isegi kasutatud, noh, palju mingisugust, et varastatakse seal Redmani ja Wu-Tangi on ikka uhkelt varastatud. jah, no need mehed teevad ka nüüd viimasel ajal kõiges kaasa, mis vähegi võimalik. Täna hommikul just vaatasin seda lugu, mis Texasega koos. no see on minu meelest viimase peal vale tegu, et sedasi tehti nagu, see oleks võinud nagu väga vabalt tegemata jätta sellise asja. no seda küll, need kaks asja lihtsalt ei sobi kokku, aga noh, see on meie subjektiivne arvamus, on miskipärast arvan. Meth on igal juhul seal hea, see Methi kohta eraldi välja võtta, siis see mulle täitsa meeldis. keegi šef on mees. Producer oleks võidud nagu ära vahetada, sest see Risa see ka kuidagi ei luba enam eriti. Et kinni jäänud või? Nojah, ta teeb liiga, ma ei tea, võib-olla mõnele meelt minule. Rääkis Armon on Helden, et Risa on nagu noh, mitte selles mõttes, et nagu vaene selle muusika poolt, et just, et mehel on nagu see, et sellega vedanud, et ta teeb umbes niimoodi, et võtab mingi siukse asja ja siis paneb jalaga vastu maad, on ja teeb sellest rütmi, eks, ja siis tal on lihtsalt nii head MC-d, et niikuinii lugu tuleb bängin, et noh, seal ei ole mitte mingit kahtlust, eks. no nii see uus Wu-Tang enam-vähem ongi, ma ei tea, see... no seal on tegelikult paar päris head lugu ka. no okei, on jah. Dog Shit näiteks oli väga hea. see on uhke, jah. ja no veel mõni. Olgu, nüüd järgmine lugu, mis selle kohta ütlete? ja see on väga hea lugu tegelikult, see on Diamond T featuring Crew Hiatus Remix ja see mulle meeldib näiteks tunduvalt rohkem kui see originaalvariant, nii et jah, väga hea asi. Miks Diamond T featuring Crew oli selle aeg nüüd oli? Loo nimi on 4 Years ja noh, kas ta nüüd nii värske on, see on valminud ikka natuke aega tagasi, aga nüüd ütleme, linti saime ta alles nüüd. Tänu sinule. jah, tänu sinule, Kaare. ja, ei jaksa kohe, kuidas öelda, seda taaka kanda siin. jah, aga võib öelda, et tegelikult kõige asi ei kukkunud kõige paremini välja või kukkunud välja nii, nagu me tahtsime, nii et tegelikult Scratchi ei jõudnud taha teha. ja võib-olla natuke mõnes kohas jääb puudulikuks mõni asi, aga siis me proovime ta niikuinii uuesti kunagi ise annaks mingisuguse, no ütleme nii, kõva 3+ või? jah. noh, asi seegi. nojah. nojah, ja me ei kommenteeri ennast. no selge, põhimõtteliselt nüüd on siis sedasi, et me peame vist mingid viimased sõnad ütlema, on mingid eriti jaa, siis tervitame seal Toutagi mehi, siis tervitame Mariat, Rullamehi tervitame. Joksatsa, mina tervitan Stiinat ka. ja siis Jain Šarlekat, kõiki noorpropoissid. Väliskoadi tervitaks. Räpimehi kõiki. ja kindlasti tervitan ma Hmutti, kes istub praegu eeluurimises ja pea vastu seal ilma ükskord välja kah. siis